No tere, sõbrad! Teate mis? Tänane osa pidi olema väga tore jälle ja koos väikese pätukesega, aga pätu jäi haigeks. 38 palavik, saadame talle terviseid ja sellest hoolimata me teeme tema ühe lemmiktoidu ära, sellepärast et seda ta armastab. Ja ma arvan, et sinu lapsed armastavad ka. Me teeme täna kananagitsaid. Teeme nad natuke tervislikumas võtmes, sellepärast et ma sain endale uue mänguasja, millega katsetada, millega teha ja kuna üldsus on juba nii kaugele läinud sellega, et kõik kasutavad seda, siis ma mõtlesin, et ma tahan ka. Kõigepealt me võtame kanafilee. Sa võid ka kasutada kintsuliha, aga mina eelistan kanafileed, sellepärast et see on ühtlasemate tükkidega, sellepärast et kintsulihal võivad vahepeal siuksed lõiked sees olla, et ta laguneb lihtsalt ära. Aga võtame ühe kanafilee, selle me paneme kõigepealt toidukile alla ja siis võtame kas lihahaamri või minu puhul mulle meeldib kasutada taignarulli. Virutad taignarulliga, et see paksem osa läheb õhemaks, et läbi terve kanafilee on täpselt sama paksus. Kui see on tehtud, võtame noa, lõikame umbes sellised 1x2 sentimeetrised tükid või sa võid ka suuremad lõigata, vaata kuidas sa ise tahad, aga arvesta seda, mida suuremad tükid, seda kauem küpsevad. Siis me võtame ühe kausi, me paneme kõik selle kausi sisse ja me valame peale keefiri. Miks keefiri? Sellepärast, et keefiris on väga head ensüümid, mis teevad selle liha mõnusalt pehmeks, lisaks ka natuke lisarasva, et ta jääks mahlaseks. Nüüd on ta meil valmis, segame ta korraks kätega läbi ja viime ta külmkappi. Seisab kuskil tund aega seal ja siis saame juba edasi liikuda. Nii, ja nüüd on meil nagitsad tükeldatud nii-öelda ja viime nad külmkappi ja varsti juba liigume edasi. No nii, nüüd on saanud meil need nagitsad mõnusalt marinaadis olla ja nüüd me saame põhimõtteliselt juba hakata neid tegema. See on ülilihtne ja hakkamegi pihta jälle. Meil on kana umbes tund aega külmkapis seisnud, mis me nüüd teeme? Me hakkame seda paneerima. Võtan endale 3 erinevat nõud. Ühte läheb jahu ja ühte läheb meie riivsaia segu. Panko riivsai on natuke siuke omapärane eriline Aasiast pärit riivsai, mis on mõnusalt krõbe ja säilib ka krõbedana peale küpsemist. Ja siis me teeme käed natuke märjaks või pritsime natuke vett peale, teeme natukene selle riivsaia märjemaks, paneme ka natuke õli peale, segame kõik läbi ja siis paneme maitseained. Me paneme siia oregano, paprikapulbrid, sibulapulbrid, küüslaugupulbrid ja me segame kõik läbi. Ja nüüd, et me tegime selle mõnusalt natuke niiskemaks, siis jäävad kõik need vürtsid, ürdid siia mõnusalt selle riivsaia külge kinni ja siis me saame ühtlase maitsega kananagitsad. Siis paneme teise muna, natuke tšillisädemeid ja soola. Ja muna segame korralikult läbi, et meil oleks ilusti hea teda jaotada. Siis me võtame, ma ei tea, sushi-pulgad või toidupulgad, kuidas te nende kohta ütlete. See on mul täiesti blank praegu. Lisaks ma võtan endale paberi, et vahepeal pulkasid puhastada. Ja kinni võtad alumisest ja ülemisest. Ja ainuke, mida sa tegelikult liigutad, on ülemine. Alumine seisab lihtsalt paigal. Nimetis sõrm peale, suur sõrm alla ja pöidlaga hoiad teiselt poolt kinni. Ja läheb. Aga me võtame need, siis ma tõstan nad keepiri seest välja, raputan natuke ära, siis ma viskan nad jahu sisse, mitu tükki korraga, paneerime neid jahus kõik ära niimoodi, et kõik läheks kuivaks, siis viskame edasi muna sisse. Muna on meil ilusti enne ära miksitud, et ta oleks mõnusalt siuke voolav ja hea. Ja kui ta on meil munaga üleni kaetud, siis läheb riivsaia sisse. Ja riivsaia pealt laseme ilusti läbi ja siis paneme eraldi taldrikule. Kui meil kõik kananagitsad on tehtud ja see võttis natuke aega, siis see sama taldrik võta endale ja nüüd kas õlispreid, minul on väga hea õlisprei, ma leidsin selle Solarise poest ja seal on niimoodi, et on ilma vaakumita ja ilma aerosoolita, lihtsalt lasen peale ja ta on mõnus õli
mida ma panen praegu äärmiselt vähe, aga selle jaoks, et saada ilusti kuldpruuniks kõik need nugitsad. Ühelt poolt on meil õliga kokku pritsitud, ma panen ta fritüüri ja nüüd fritüüri ma panen nad teistpidi ja siis ma lasen teiselt poolt ka õliga kokku. Ja nüüd paneme küpsema. Mina küpsetan neid keskmiselt 200 kraadi juures 7-8 minutit. See kindlasti oleneb sellest, kui suur on sinu kuumaõhu fritüür. Sa võid ka tavalises õlis teha, siis küpseta 2-3 minutit mõlemalt poolt. Või siis teed ahjus, siis ma arvan, läheb umbes 15 minutit aega. Vahepeal võtame veel korraks kuumaõhu fritüürist nad välja, raputame, et ilusti ühtlaselt ikkagi küpseks ja vaataks, et kuidas nad on juba, on ju. Ja siis uuesti edasi. Samal ajal valmistame juba tipikastme. Võtame kreeka jogurti, majoneesi, mina kasutan Felixi Eesti kergemaid majoneesi, sa võid ka minu majoneesi muidugi kasutada. Ja siis küüslaugupulber, sool, segame kõik ära ja laseme tal natuke seista ja maitsestuda. Ja kui sa tahad näiteks veel mõnusamat tipikastet, siis mine vaata, blogis on mul karulaugu pesto ja paned karulaugu pestot ja kreeka jogurtit ja oh jaa. No nii, said meil valmis ja ma korraks raputan nad veel läbi. No nii, kanafileed ongi valmis ja nüüd laseme neil seista 2-3 minutit, aga samal ajal, kui sa tegelikult serveerid, nad juba seisavad, nii et sa võid tõsta nad aluse peale, tipikaste kõrvale ja viime lauda. Saame proovida, testida, maitsta ja Te vist kuulete seda krõbedust ka. Ma olen nii kannatamatu lihtsalt, see on kuum veel. Aga proovi kindlasti järgi ja ma tuletan sulle meelde, et sul on võimalus teha neid nii ahjus, nii fritüüris kui ka kuumaõhu fritüüris, nagu sa nägid, on ju. Nii et katseta, proovi, ole lahe. Issand. Need on nii õrnad, et need kukuvad lihtsalt laiali oma taalt. Aga, kus mul jutt pooleli jäi? Olge lahedad, mõnusad ja varsti näeme juba jälle. On ju? Tavaiks. Tšau!